miks kakast eemale üldse hoida ja miks see hais tundub rõve ja see on evolutsiooniliselt meisse sisse kirjutatud, et ei läheks kakat näppima, mingi bakteri ollust näppima. Õige. Et see selles mõttes on tõepoolest loogiline ja see on ka kodeerunud ka nagu näha juba sellesse kuvandisse, mis on seotud kakaga, et mis minu jaoks ongi üllatus, see ei olnud, et see kakaraamat on väga paljudele tekitanud võõrastust ja just ka interneti kommentaarides ma olen imestanud, ma olen jälginud, kes kommenteerivad ja enamasti on eriti tuliselt vihased sellised 50-60 pluss meesterahvad, kes siis on Helenat ja mind parataks pervertideks ja sõimanud, et see tundub, et nagu justkui me olemegi perverdik, kes kirjutavad millestki tohutult rõvedast ja samal ajal ma saan aru, et see kaka ongi kodeerunud rõvedana, sest kuna, nagu sa ütlesid, seal on bakterid sees ja selleks, et me jääksime ellu, siis me peame hoidma ohtudest eemale, ehk siis, et me ei läheks seda sitta puutuma ja või ka okset näppima. Seepärast on need asjad meie jaoks õõvastavad ja rõvedad lihtsalt selleks, et hoida meid elus. Aga see on kandunud edasi ka nagu näha siis juba ka nendesse terminitesse, et kui oleks võib-olla kirjutanud raamat seedimisest kogu perele, et see oleks hoopis teisiti vastu võetud, aga maini seal kaka ja siis on tagajalge rahvas. Ja, kunagi Kivirähk pani küll enda raamatu pealkirja kaka sisse ja siis läks nagu lastele väga hästi peale. Lastele läkski tegelikult, millest ma üllatusengi, et ka see raamat läheb suuresti lastele peale. Ma väga-väga imestanud seda, et täiskasvanud on küll ostnud, aga siis lapsed rabavad enne nende käest ära, sest nende jaoks on see kaka on lustakas ja lõbus pigem. Ja siis nad on hakanud lugema ja kuna see keel on nii lihtne, siis nad on ka sattunud sellesse vaimustusse, et issand, kui kihvt on see kaka teema. Evolutsiooniliselt on meisse sisse kirjutatud, et nende sitast tuleb eemale hoida ja võib-olla kuskilt sealt tuleb otsida ka algpõhjuseid sellisele müüdile, et näiteks naised üldse ei käi kakal. Et see on kuidagi, kui ma nüüd hakkan sellele mõtlema, ma ei olegi varem mõelnud, aga see on võib-olla kuidagi ka hästi mingi alateadvusesse kirjutatud, et naised peavad olema hästi ilusad ja just need, kellele tahaks on ju käsi külge panna. Aga kui naised seostada kuidagi kakaga ära, et siis on nagu selline paradoksaalne efekt tekib. Absoluutselt. Võib-olla tulevad sealt sellised mingid, mina ei tea, naljad või ütlused või asjad on ju. Ei, loomulikult, ega see on ka meesterahvaste puhul, kui sa oled ju naisterahvana, sa ka ei taha asetada seda inimest, kellest sa saad võib-olla armunud mingisse ebameeldivasse konteksti, et sa ei kujuta teda ette, ma ei tea, onaneerimas või sittumas, sest siis sa vastupidi hakkad seda kuskil oma mõistuses eemale lükkama. Ja meil on ikkagi komme inimesi, kes on meie jaoks meeldivad idealiseerida ja need, kes meie jaoks on ebameeldivad, nagu meie oleme siis Helenaga 50-60 meeste jaoks, siis sa vastupidi võimendad neid peas negatiivsena. Et see on selline loomulik ajuprotsess. No sellepärast. Eesti Esu.